Bassein oma kätega usaldusväärsest, kergest, vastupidavast, väga soojast, ülikestvast, innovaatilisest isetehtud komposiitmaterjalist, mille kõik koostisosad on saadaval igas ehituspoes. Kapitaalne bassein täiesti ilma rasket betoonitöödeta. Odavamaid kapitaalseid basseine arvan praegu lihtsalt ei eksisteeri. Seda ei suuda erinevad Hiina polüvinüülkloriidist, raamibasseinidest, noaga vigastada ulakad lapsed. Ja pahatahtlik naaber, kes kadestab enneolematut tehnoloogilisust, ei lase seda salajat traumarelvast läbi. Heatahtlik naaber on täielikus vaimustuses, kui saab teada, et bassein on sellisel viisil tehtud. Seda saab kaunistada paljude erinevate isetehtud viimistlusvariantidega, millest isegi kõige odavamad näevad välja palju ilusamad kui kallid valmisvariandid. Tänu unikaalsetele soojusomadustele soojeneb vesi sellises basseinis päikesepaistelise ilmaga väga kiiresti ja jahedatel öödel peaaegu ei jahtu. Meie bassein on kompaktne, see on alles esimene pääsuke, võib-olla isegi kümblusbassein. Selle ehitamisega testin meetodit, mis peaks võimandama oma enda statsionaarse basseini mitte ainult luksusega harjunud kuldsele miljardile, vaid ka meile, enamusele tagasihoidlikele postsovetliku ruumi elanikele. Esimestena saavad meetodist teada loomulikult kanali Pesni Yashi Kossiaka vaatajad ja tellijad. Bassein on oma hinnalt nii odav, et see võib isegi lihtsalt olla veemahutiks kodus või suvidas, näiteks aia kastmiseks, või peaaegu tasuta mahutiks kalade kasvatamiseks. Tunnen, et olen teid intrigeerinud, seega räägin kõigest järjekorras ja üksikasjalikult, koos kõigi nüanssidega. Tere kõigile! Ma ostsin ainult ühe paki Benoplex Comforti 3 cm paksuste plaatidega. Pakis on neid 13. Arvutuste järgi läheb mul vaja ainult 12 lehte, seega üks jääb isegi üle. Käes on kuumad juulikuu päevad. Eakas, tark poolkurt koer pääseb kuumuse eest mitte mugavas koerakuudis, vaid omal moel iga päev oma lesida sügavamaks kaevates. Midagi pole teha, käpad kaevavad ise. Loomulik ellujäämisinstinkt nii-öelda. Targa inimese püüd ümbritsevat maailma mõista viis teaduse ja tehnika tekkimiseni. Et oleks võimalik end jahutada ja kuumusega toime tulla, otsustasin kasutada just neid. Seetõttu karestan energiliselt Benoplexi puusae lahti võetud teraga. See, et me eelnevates videotes kanalis Jasha Kossiaki laulud õppisime koos teiega Benoplexi painutama, võimaldab nüüd lihtsalt uue idee elluviimist. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen Benoplex talub kergesti väga suuri survekoormusi, mistõttu on see laialdaselt kasutusel põrandate, teede ja isegi lennuradade soojustamisel. Kuid samas on see painutamisel üsna habras. Lihtne tehnoloogia võimaldas mul seda materjali ohutult painutada, muutes selle väga painduvaks. Seda saab teha ilma murdmise riskita tänu ajutiselt kinnitatud krohvivõrgu tükile. Painutamine toimub mitte penopolüstüreenilehe väliskülje ohtliku venitamise arvelt, mida takistab tugev klaaskiudvõrk, vaid ohutu ja kerge sisekülje muljumise arvelt. Töö algoritm on järgmine. Kannan karestatud plaadile õhukesed ja säästikud triibud polüuretaan liimpahtu. Panen selle korraks kõrvale ja jätkan järgmise plaadi karestamist. Kui mõne minuti pärast liimpaht hakkab venivaks muutuma, kleepin klaaskiudvõrgu peale. Nii on mugavam liimida kui kohe värskele vahule. Kuumaga võib painutamisega alustada juba umbes 10 minuti pärast. Lehte painutada. Istudes selle peal tundus mulle alguses mugavam tööviis. Painutan ühe külje, siis liigun teise juurde. Siin on protsess üksikasjalikult, kiirendamata. Püüan painutada lehte võimalikult ühtlaselt juba algusest peale. Kommentaar on siin ülearune. Kõik on väga lihtne. Vaja läheb 2 kätt, mille omadused pole kõrgemad kui keskmised. Ma arvan, et sobivad ükskõik millised. Enne selle töö alustamist mõtlesin tõsiselt mugava Benoplexi painutaja valmistamisele, kuid proovides painutada ainult kätega ei hakanud ma selle valmistamisel aega raiskama. Pealegi on vaja painutada ainult 8 lehte. Kui servad on painutatud, painutan veel keskosa ja panen selle 10 minutiks lauatala alla, et ümarkuju stabiliseeruks. Pärast seda on klaaskiudvõrku lihtne eemaldada, sest liimiribad on harvad ja õhukesed. Tegelikult võib klaaskiudvõrgu ilmselt ka alles jätta. Eemaldan selle. Esiteks kokkuhoiu mõttes, sest seda saab mitu korda kasutada. Seda tükki olen juba kasutanud teises projektis, kanalis Pesni Yashi Kossiaka, ja teiseks peaks selle puudumine võimaldama edaspidi kavandatud kvaliteetsemalt teostada. Tuletan meelde, et soovijad saavad toetada uurimist kanalis Pesni Yashi Kossiaka YouTube'i sponsorluse kaudu. Venemaalt pärit vaatajad saavad seda teha Boosti teenuse kaudu. Link on video all. Aitäh juba ette! Teie toetus on väga oluline ja võimaldab ette võtta projekte, mida ilma toetuseta ette võtta ei suudaks. Ja ideid on tõesti palju.
meie külale lähimas ehituspoes on juba müügil kare Benoplex, mida nimetatakse Benoplex seinaks. Aga ma olen nii harjunud seda ise karedaks tegema, et ilma selle toiminguta tundub töö mulle kuidagi poolik. Viimased plaadid painutasin ma juba üldse ühe korraga ära. Üks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Võtsin vaevaks ja lõikasin isegi painutatud plaatidelt ära liimvahu jäägid, 8 painutatud ja 4 sirget plaati. Siin on kogu vahpolüstüreeni valik, mida mul on vaja kompaktse basseini valmistamiseks. Benoplexi plaatidel on astmelised servad, mida nimetatakse ka L-servaks. Ja määrin hoolikalt polüuretaan liimivahtu. 3 plaati liimin ribaks. Liimi kuivamise ajaks surun need raskusega kinni. Kuumaga toimub liimimine väga kiiresti. 4. plaadi lõikan pooleks ja liimin riba mõlemale küljele. Plaatide alla panin polüetüleenkile, nii ei kleepu need kindlasti minu varikatusaluse puidust põrandale. Polüuretaanist ehitusliim erinevad montaaživahust paisub vähem ja on sellisteks töödeks mugavam. Liigse kõvastunud liimi lõikan ehitusnoaga ära. Edasi kasutan puidust liistu nagu sirklit ja tõmban 1,5 meetrise läbimõõduga ringi. Kinnitatud pliiats vajutab pinda rohkem sisse, kui joonistab sellele joone. Joon on nähtav ja see on kõige tähtsam. Ühed pikad küljed lõikan kõverdatud lehtedel astmelise serva maha. Lehed on painutatud väikese kaarega, seetõttu sirgendan neid nüüd veidi. Seejuures pole ohtu neid murda isegi ilma võrguta. Kannan liimi peale. Esimest lehte liimides panin selgelt liiga palju liimi. Välja pressitud üleliigne liim segas joone kontrollimist. Putru võiga ei riku, aga mõõdutunnet võiks siiski tunda. Seetõttu parandan teisel korral oma vea. Enne liimimist lasen peale kantud liimil veidi seista, sest nii on palju mugavam kokku liimida. Kõik läheb seni nii, nagu ma mõttes ette kujutasin. Kolmas leht osutus kuidagi sõnakuulmatuks, lausa revolutsiooniliselt meelestatud. Seetõttu kinnitasin ühe selle serva ajusiselt aluslehe külge kruvidega. Lõikan aluselt üleliigse tüki ära ja kasutan selle samuti ära. Minu sõber, hea saunamees Valentin, on juba mitu korda pakkunud, et teeksin ülevaate tema roostevabast terasest kuumast tünnist. Purjus peaga sa sealt vist enam välja ei saa. Me tulime välja. Me lendasime sealt isegi väga hästi välja. Siia pannakse nagu vaip alla, et jalad ära ei kõrbaks see liik. Ja tekib anatoomiline kuju, selg on niimoodi poolkaares. Ma keeldusin sellepärast, et mulle meeldivad asjad, mis on kõigile kättesaadavad. Tema kümplustünni jaoks on vaja vähemalt häid tutvusi piimatööstuses, mis võimaldavad märkamatut roostevabast terasest tünniväravast välja viia. Selliseid tutvusi pole kaugeltki kõigil. See on muidugi nali, mu sõber ostis maakantud anuma, kuigi see särab nagu uus. Seega, sensimehed töötajad, mõlema HSS-i omad. Jätkake rahulikult video vaatamist, kõik on kontrolli all. Aga nüüd on mul soov katsetada Benoplexist Furaco kuuma vanni. Kui aega leian, siis proovin kindlasti. Nii, kuluski 4 lehte põhja jaoks ja 4 painutatud lehte. Sellega ongi kõik. Bassein on valmis. Läheme laiali, poisid. Nali, see on alles algus. Tekkinud mahuti maht on juba vähemalt kuupmeeter. Seejärel mul tekkis kinnisidee. Selle teostamiseks otsustasin kasutada tagavaraks hoitud 2-komponentse hüdroisolatsiooni jääke. Tootja väidete kohaselt ei lase Benoplex üldse vett läbi ja selle vee neelduvus ei ületa 0,5%, vaid ainult 0,5%. Isiklikus kogemuses tean, et liimvaht võib vett läbi lasta. Seetõttu otsustasin veekindluse pealt kõvasti kokku hoida ja tihendada ainult vuugid. Selle hüdroisolatsiooniga töötamine on tõeline nauding. Kasutasin seda meie põhielamu avatud rõdu hüdroisoleerimiseks. Ja see on see, mis alles jäi. Siis ma ei tulnud selle peale, et tihendada ainult Benoplexi vuugid, aga kui tegin esimese korruse põrandat ja avatud rõduvaheloge projektis maja $1000 eest, siis tulin küll selle peale, et tihendada ainult vuugid. Nagu ma aru sain, on see üks polümeerbetooni liik. Pärast polümerisatsiooni muutub see elastseks nagu kumm. Ja see ongi just see, mida arst eskis.
aga kõik ei lähe nii sujuvalt. Õigemini ümmarguselt. Seetõttu otsustasin mõningaid väikeseid vigu ja ebapiisavat ümmargusi ühenduskohti parandada, kinnitades seni veel vabad kõverad lehed ajutiselt kitsa liimpahuribaga. Selliseid kohti oli 2. Võib-olla leiab keegi parema ja lihtsama viisi, kuidas veekindla ekstrudeeritud vahtpolüstürooli vuuke kindlalt tihendada. Kindlasti kirjutage sellest selle video all kommentaarides. Seejärel lõikan krohvimiseks mõeldud eeliskindlast klaaskiust võrgust ümbermõõdujagu riba, jättes väikese ülekattevaru. Tavaliselt on see saadaval 1 meetri laiustes rullides. Seekord pidasin sellist laiust liialt suureks ja vähendasin seda 30 cm võrra, jättes alles 70 cm. Just seda ma mõtlesin, kui ütlesin, et selle hüdroisolatsiooniga töötamine on omaette nauding. Kui kiht on veidi paksem, tekib kohe märgatav kahanemine koos pragude ilmumisega. Sellistes kohtades parandatakse hüdroisolatsiooni kõige täpsema tööriistaga, mille loodus meile andnud on, nimetissõrmega. Võib-olla tasub mõelda sellele, et liimida lehed kohe veekindla liimiga, kuid vahtliimiga on väga mugav ja kiire töötada, kuigi hiljem tuleb siiski parandusi teha. Käisin poes ja ostsin veel klaaskiudvõrku ning ainult 3,25 kilost segukotti, mida kasutan plaatsoojus-isolatsiooni materjalide liimimiseks soojustamist vajavatele pindadele ja soojustuse pinnale alusarmeerimiskihi loomiseks. Ja ongi kõik, sellest peaks minu basseini jaoks piisama. Paljud ehitusvõtted, mida kasutan kanalis Pesniaši Kosjaka, on eksperimentaalsed ja vajavad lähemat ajaproovi. Selle eest kritiseeritakse mind muide üsna tihti. Seetõttu lasub otsus neid kasutada või mitte kasutada täielikult teie enda vastutusel. Minu tegevused on sageli tingitud intuitsioonist ja võib-olla kaasasündinud tugevusõpetuse tunnetusest. Tunnistan, ma pole seda kunagi spetsiaalselt õppinud. Ja mina pöördun tagasi oma ehituseksperimentide juurde. Segasin liimsegu vastavalt juistele ja kannan seda seinale ning osale põhjast roostevabast terasest spaatli ja hõõruti abil. Töise sammuga liigun ma edasi peaaegu iga eramaja või suvila omaniku unistuse poole. Ülevalt jätan 7–10 cm katmata. Miks? Sellest räägin hiljem. Paigaldame ettevalmistatud klaaskiudvõrgu riba ja vajutan selle sama kelluga segu sisse. Ühele võrguküljele lõikasin nagu narmad. Nende sügavus ja laius on umbes 20 cm. Ja see on juba võib öelda minu firma manööver nimega keraamik vastupidi. Ese seisab paigal, aga keraamik liigub laia spaatliga energiliselt ümberringi. Edasi tugevdan põhjasegu ja võrguga. Kihi paksus on igal pool vaid mõned millimeetrid. Peamine on see, et krohvi võrk oleks segu sisse vajunud ja peidetud. Ilma probleemideta õnnestub saavutada piisav tasasus nagu plaanitud. Õhuke kiht hangub kiiresti ja ehitusnoaga eraldan XPS-plaadid, mida kasutasin mitte eriti ümmarguse kuju parandamiseks. Kuju on parandatud, nüüd on see ühtlaselt ümmargune. Bassein hakkab juba kaalu koguma. Püüame anumat ettevaatlikult ümber pöörata, et mitte kahjustada veel armeerimiskihiga katmata ülemist serva. Otsustasin kasutada topelt hüdroisolatsiooni, seetõttu määrin väljaspoolt üle need vuugid, mis jäid eelmisel korral tegemata. Mulle tundub, et koer käib ringi mingi üleoleku tundega. Peremees teel selle poole, et saaks tsiviliseeritud jahutust, väsib tööst ja kannatab kuumuse käes. Tema aga jahutab end lihtsalt nagu loom oma tsiviliseerimata mullas pesas ja tuleb välja ainult selleks, et süüa ja lõbutseda. Järgmise võrguriba laiust ei hakanud kärpima, vaid lõikasin narmad umbes 45 cm sügavuselt. Lõikasin põhja jaoks toorikud välja ja segasin liimisegu valmis. Kui kannan segu horisontaalsele pinnale, kasutan maa gravitatsiooni mõju. Seetõttu hakkas mul kunagi ilma igasuguse krohvimiskogemuseta kohe päris hästi krohvimine välja tulema. Kui proovisin seejärel selliseid segusid kanda vertikaalsetele pindadele, olin meeldivalt üllatunud, sest juba esimesel korral tuli see päris hästi välja. Ilmselt on see sellepärast, et need on spetsiaalselt selliste tööde jaoks välja töötatud. Penopleksi külge jääb segu lihtsalt suurepäraselt kinni.
Neid ei tasu asendada veidi odavama plaadiliimiga, sest sellistes segudes on spetsiaalsed polümeerid, mis tagavad usaldusväärse nakkumise soojustusplaatidega. Ma filmin protsessi spetsiaalselt väga üksikasjalikult, seetõttu on kõik nüansid hästi näha ja kõik soovijad saavad seda hõlpsasti järele teha, muidugi omal vastutusel. YouTube on üle ujutatud lõbusate maast ehitatud basseinide ja lossidega, välismaiste kaevajate ning erinevate väga kaasahaaravate primitiivsete tehnoloogiatega. Aga kanal Pesnijaši Kossjaka on progressiivsete tehnoloogiate poolt. Ajal, mil ma tegelesin meie väikese pereettevõttega, mis valmistas kvaliteetseid käsitööna tehtud tünnisaunasid, mõtlesin korduvalt puidust kümblustünni tegemisele. Takistuseks oli väga suur töömaugus ja oma hind. Kvaliteetne laud on kallis, lisaks on vaja kallist liimi ja kalleid kaitsvad lakkevärve. Muide, proovisin painutada ka teise brändi ekstrusioonpolüstüreeni. Tulemused polnud samad, materjal hakkas ähvardavalt pragunema. See tähendab, et sisemine struktuur saab kahjustada, mis viib kogu komposiitmaterjali olulise nõrgenemiseni ning tõenäoliselt ka hüdroisolatsiooni omaduste halvenemiseni. Kriitikuid leidub alati ja kindlasti pakutakse kommentaarides veelgi odavamaid basseini variante. Näiteks võib ujuda ka eurokuubikus, kui selle ülemine osa ära lõigata, kuid on olemas ka esteetiline pool. Selline ujumine meenutab postapokalüpsist. Ja on ka palju inimesi, kellele kõik euroopalik üldse ei meeldi. Sellised inimesed ei läheks eurokuubikusse, juba ainuüksi selle nime pärast. Pealegi, kui eurokuubikut osta, mitte seda vaikselt väravast välja viia, siis tavaliselt maksab see sugugi mitte odavalt. Ja jälle manööver nimega keraamik vastupidi. Pea hakkas ringi käima, seetõttu keerutan nüüd teistpidi. Jah, elu sunnib aktiivselt ringi keerlema. Puhkan, aga mitte kauaks. Sellist tugevdusmaterjali paigaldamise meetodit klaasplastikkomposiidi valmistamisel nimetatakse märg-märjale meetodiks. See tähendab, et järgmine kiht asetatakse veel kõvenemata eelmisele kihile. Imelised tomatid, soojad kõrgpeenralt ja kurgid. 3. juuli. Kanaalil Pesnijaši Kossjaka olen ma juba rääkinud meie kõrgetest soojadest peenardest, mille kohta tehtud videod on juba ammu internetis laineid löönud. Üks neist tehti just sellisest samast innovaatilisest materjalist, kasutades ekstrusioonvahpolüstüreeni. Odavad ja samas silmale meendivad peenraseinad on odavad lihtsalt looduskivi imiteeriva viimistlusega. Muld ei deformeerinud neid, sipelgad ei muutnud seda sipelgapesaks, hiired ei teinud auke sisse. Ükski diivani ekspertide skeptiline prognoos ei läinud täide. Tänu niidetud rohuga multsimisele pole peenraid peaaegu üldse vaja väetada ega kasta, kuid muru hakkab suve keskpaigaks mullas niiskuse vähenemise tõttu kolletuma. Seda kasta pole just suur rõõm. Kuumadel päevadel kastavad kõik naabrid. Nõrga surve tõttu töötab isegi üks viimuti vaevu 30% ulatuses oma võimalustest. Minu bassein, loodan, lahendab ka selle probleemi. Nüüd tuleb otsustada basseini asukoht. Ma mõtlesin ja otsustasin, et siin, nende hoonete vahel, mis on samal meetodil ehitatud, on sellele kõige parem koht. Vasakul on suvine dušš ja tualett. Otse ees on kompostikast. Paremal on peenar. Veidi kaugemal on projekt maja $1000 eest. Järk-järgult, kui ehitust mitte pooleli jätta, võib siia tekkida terve penopleksi maa. Plaanis on juba kindel ja ilus tee, samast materjalist. Segu kuivab kuumaga kiiresti, seetõttu püüan seda niisutada. See, et segu on tahenenud, ei tähenda veel, et see on tugevuse saavutanud. Vaatamata näilisele kergusele saab konstruktsioon koos veega olema üsna raske, seetõttu otsustasin aluse ette valmistada. Sel hooajal kaotati selles kohas peenar, kuna teised andsid väga hea saagi. Loodan, et suplusbassein seisab siin kaua. Seetõttu asendan köögiviljanduses väärtusliku viljaka pinnase, mitte vähem väärtusliku, kuid ehitustöödeks vajaliku liivapadjaga. Seda vaadet võib igavesti vaadata, eriti pärast aktiivseid mullatöid. Raske töö liivapadja tihendamisel jätsin kraani vee hooleks. See, et pinnas on veel kaugel täielikust tugevusest, näitab see, et seda on praegu veel lihtne töödelda. Ka mina ei jäänud liiva tihendamise töödest kõrvale. Selle töö käigus tekkis väga suur soov ujumise hetke lähemale tuua. Tekivad väga meeldivad unistused. Pöörame tulevase anuma uuesti ettevaatlikult ümber. Veel natuke lihtsat tööd ja ma usun, et unistused saavad teoks.
edasised tööd muudavad selle märgatavalt raskemaks ning see peaks muutuma täiesti püsivaks ja mitte teisaldatavaks. Seetõttu tegutsen, kuni pole veel hilja. Veel üks põhjus, miks ümmargune kuju hea on. Veeretan seda sama materjali ribal. See jäi alles pärast meie kaevikuväravate ümberehitamist. Ees ootab viimane pingutus ja me kõik saame varsti teada. Kuna maht ei ole väga suur, arvan, et basseini jaoks ei pea kasutama mürgiseid kemikaale. Kasutades vett paralleelselt regulaarseks kastmiseks, suudan kindlasti korraldada veevahetuse ja see jääb pidevalt värskeks, sest soov ujuda kuumaga langeb kokku aktiivse kastmise vajadusega. Teeme koos nii, et jõuame Ameerikale järele ja ületame neid basseinide arvult elaniku kohta. Anname igasse aeda ja igasse õue oma Miami. See on parem kui augus ujuda. Tugev asi siiski. Peas keerlevad mõtted. Mis siis, kui tasuta hüdroisolatsiooni trikk ei õnnestu? Rahustan end sellega, et tegelikult on lahendusi palju. Kui asi ebaõnnestub, pole kahju suur. Sellise mahu jaoks kulus materjale minimaalselt. Tuleb veel üks kompostikast. Näiteks eritellimusel valmistatud või ise kokku liimitud vastupidavast poluvinüülkloriidist sisetükk, mida kasutatakse veokite tentide jaoks, ei suurenda eelarvet eriti palju. Selline materjal on väga usaldusväärne ja vastupidav. Väga odav tuleb siis, kui kasutada selleks kasutatud bännerit. Ülemised lehed kinnitan ajutiselt alumiste külge ja omavahel isekeermestava kruviga. On olemas ka imporditud basseinikiled, mida nimetatakse laineriteks. See on seesama tent poluvinüülkloriid, kuid mosaiigi mustriga. Seetõttu on see kodumaistest mitu korda kallim. Ja on olemas ka kallid variandid isetegijatele Rublevkast, aga selliseid vist eriti ei leidu. Näiteks kanda seestpoolt alusarmeelimiskiile hüdroisolatsioon, mida mina kandsin ainult vuukidele. Selle peale võib panna nii plaate kui ka mosaiiki. Juhendis ongi nii kirjas. Loodan endiselt parimat. Ajutised kruvid keeran välja, need on oma rolli täitnud. Juba videvikus hüdroisoleerin äsja tekkinud vuugid, esialgu ainult basseini välisosas. Just sellepärast ma ei armeerinud alumist osa võrguga lõpuni ja kandnud segu alumise osa serva ülaservani. Nii ei võimalus tihendada alumise osa ja ülemise osa liite kohta. Öö jooksul hüdroisolatsioon tahenes, nüüd on jäänud vaid vuugid seestpoolt tihendada. Välimine külg on aga edasisteks töödeks valmis. Kõrgus või sügavus, mis vastab 2 standardse ekstrudeeritud vahtpolüstyroolplaadi laiusele, on 1 meeter ja 20 sentimeetrit. Ja ilma redelita ei õnnestu mul enam sisse hüpata. Ajutiste riistudega sätisin sirgust, õigemini ümarust. Kõik on peaaegu nagu apteegis. Plaadist soojusisolatsiooni materjalidel alusarmeerimiskihi loomise tehnoloogia järgi peab nende pinna ja võrgu vahel olema liimsegu kiht. Alguses segu sellele võrk, mitte vastupidi. Lehtede painutamiseks vahuga kinnitatud võrk võis seda segada. Seetõttu ma seda ei jätnudki. Tugeva kuumuse tõttu tuli järgmise kihi peale kandmine edasi lükata õhtuks. Seguga on mugavam töötada varjus, seetõttu kannan seda peale sellele poolele anumast, mis on varjus. Kui siiski paigaldada filtreerimissüsteem ja kasutada kemikaale, siis võib vee sisse ja väljavoolu paigaldada trepi sisse. Sel juhul ei ole vaja basseini servaauke teha. See uus manööver kannab nime vastupidine poolpotsepp. Jällegi on tasasus piisav. Väike on maja taha läinud, seega hakkan teise poolega pihta. Ma arvan, et need kaadrid võivad sümboliseerida millegi uue sündi. Neid kõiki leiti ju ka kapsa seest. Jälle poodi, ostsin koti või odavamat plaadiliimi. Alustan viimistlusprotsessi. Kui on vaja basseini või veemahutit, mis on maskeeritud betoonrõngasteks, võib selle sammu vahele jätta. Otsustasin kasutada sama tehnikat, mida kasutasin meie kompostri viimistlemisel. Siis oli see täielik improvisatsioon. Aga kõik lõi sassi vihm, mida prognoos ei lubanud. Ja tuul sulus polüetüleengile, millega proovisin tööd päästa. Muidugi on kahju. Tundub, et kõik läks vett vedama.
aga nagu hea enne ilmus pärast vihma vikerkaar ja kui ma eemandasin kleepunud kile, sain kiiresti aru, et loodus ise õpetab mind pinda dekoreerima looduskivi moodi. Seetõttu kleepisin ja eemandasin kile ka teistes kohtades, mida loodusjõud polnud puudutanud. Edasi on ju ka tehnika küsimus, mille olen omandanud kompostril ja kõrgel soojal peenral. Selles aitab mind taas väga oluline tööriist, mis on iga professionaalse dekoratiivbetooni meistri jaoks hädavajalik. Selle konstruktsiooni antakse suure saladuskatte all edasi vanaisalt isale, isalt pojale ja nii edasi. Aga mina suutsin selle teie jaoks välja uurida. Ma arvan, et plaatimissegoobil saab pinda probleemideta dekoreerida peaaegu ükskõik millise materjali imitatsioonina, näiteks puidu moodi. Aga kivisbassein peab välja nägema kallim, eriti veel meie idaslaavlaste jaoks, kelle hulka kuulume ka meie, valgevenelased. Nagu teada, on uhkeldamine kallim kui raha. Ja kui sama raha eest saab pinna dekoreerida Vahemere stiilis, siis valin mina selle. Tunnen end nagu õnnelik saadik, kes on ostnud maamaja päikeselises Itaalias. Meil Valgevenes selliseid saadikuid ei ole, meil on nad ausad. Tänu loodusjõudude abile selgus, et pärast polüetüleen kilet ei vaja pseudokivide pind peaaegu üldse täiendavat töötlemist. Jäänud on armeerida ainult sisepind. Armeerimis sees, nagu ka väljas, teen kuumuse tõttu 2 etapis. Muide rõngastes, mida tegin samal viisil sooja septiku jaoks, kasutasin topeltarmeeringut, aga selles basseinis otsustasin piirduda isegi 1 kihiga. Edasi oli vaja kõige odavamat fassaadivärvi ja 5 erinevat toonijat. Peaaegu kõik see jäi üle kompostri värvimisest. Ostsin juurde ainult 1 pruuni toonija. Seda kulus siis kõige rohkem. Kui pere sai aru, et mu ettevõtmine õnnestub, siis tormasid nad rõõmuga appi. Tütar aitas väga palju värvimisega. Ärge hinnake meid liiga karmilt meie kunstitegevuse eest. Arvestage, et see kõik on täielik improvisatsioon ja tehakse esimest korda elus, kohe esimesel katsel. Ma töötasin natuke kivilõike kettaga, relakaga. Kivide vahelisi puuke ega mõningaid kive me ei värvinud, jätsime need loomuliku halli segu värvi. Ka naine võlus natuke basseini kallal. Ta proovis ainult endale teadaoleva meetodiga, ilmselt koha peal välja mõeldud, kui me kompostrit värvisime, anda kividele heredamaks toonides ruumilisust. Aga mina katsin kõik üle. Ei, mitte ropustega, vaid toonitud antiseptilise akrüüllakiga palisandri värvi. Nagu kiuste hakkas kuumus taanduma ja öine vihm pani meie loomingu veekindluse proovile. Ma lõpetasin selle ära. Ma ei julgenud vett valada alles eile armeeritud anumasse. Õigemini otsustasin siiski, aga kõigepealt katsin selle polüetüleen kilega. Kartsin, et vesi juhub laiali vaevu tahenenud segu. No panda teremees, muru pärast. Natuke rikkusin ära, tunnistan üles. Aga tõesti oli palav, kuigi praegu enam nii väga ei ole. Mul on siin hea ja see kõik on tänu käppadele. Edasi kasutasin ära kanalisatsioonitoru jääke, 50-seid, mis olid jäänud eelmistest ettevõtmistest. Muide, kui seda osta, siis see on odav. Sellega on raamitud nii kompostri gaas kui ka välimise duši ava. Basseini omahind, ma ütlen materjalide koguse, saate ise oma piirkonna jaoks arvutada. 12 3 centimeetrist Benoplex Comfort plaati, 3 kotti soojusisolatsiooni segu, 1 kott plaadiliimi, umbes 30 ruutmeetrit krohvi võrku, pool ballooni liimvahtu. Veidi värvi ja lakki, jäägid, torud ja kõik. Seekord tuli raam bambuse stiilis. See vesi on hoopis teine asi. Ja loomulikult rikkudes kõiki ehitusnorme ei suutnud ma vastu panna.
koer oli väga üllatunud, siis tundus, et ta solvus. Tal on ainult käpad ja instinktid, aga meil on ikkagi tehnoloogia. Testid näitavad, et päikese käes soojeneb vesi kiiresti väga mugava temperatuurini ja jahtub jahedatel öödel peaaegu üldse mitte. Ja kui teha gaas samast materjalist, siis saab vastupidi hoida tünnis pidevat jahedat vett. Ainult 3 sentimeetri paksune Benoplex isoleerib sama hästi kui 17-18 sentimeetrit kuiva puitu. Aga see pole nali. Ilm läks külmemaks, aga ma jätkasin ujumist. Bassein toimib nagu suur termostass. Praegu kogub bassein tugevust, et lõplikult kontrollida selle vee pidavust. Ja kui ma juba selles videos puudutasin akutehnikat, siis lämme külla leiutaja, ratsionaliseerija Nikolai Ivanovitšile, kes on ühtlasi minu isa. Videos liukväravatest Benoplexist aitas ta mul automaatikat ühendada. Ta tuli kohale ebatavalise oma tehtud maskeeritud elektrijalgrattaga ja paljud vaatajad palusid sellest lähemalt rääkida. Räägin. Isa laenas mud Greenworksi kettsae, 40-vollise aku ja ehitas ühe valmis. Ta ei piirdunud esimesega. Siin on tema järgmine looming. Hinge, vool, kiirus. Ja see on veel üks. Meie noorem poeg jättis vanaisa garaaži meie vana jalgratta ja voilà, sellest sai juba elektrijalgratas. Peamine on nüüd see, et nende seadmete ja juhtmetega mind ei peetaks terroristiks ja korralikult kinni ei peetaks. Selgub, et kui lahti võtta kasutatud gyroskooter, see on selline naljakas elektridine laud, millel on 2 ratast külgedel. Neid kingitakse tavaliselt lastele. Nad sõidavad sellega paar korda ja jätavad selle siis sinna paika. Ja pereisa sõidab ka vahel purjus peaga korra sellega. Hiljem koguvad need peaaegu uued tolmurõdudel ja panipaikades. Aga kui natuke nokitseda, siis saab igast sellisest ratast välja pigistada 500 vatti võimsust. Nikolai Ivanovitš juhtis nõukogude ajal osakonda spetsiaalses konstruktoribüroos, mis töötas kaitsetööstuse heaks. Elektroonikuna ei ole tal seda raske teha. Vanaisa meisterdas lapselapsele väga võimsa ja ohtliku sõiduriista. Võib öelda, et lausa kuuli. Hea, et me tulime koos teiega kontrollima. Nüüd sain aru, miks ta nii vastumeelselt pakkus sellega sõita. Ütles kogu aeg, võta vana, võta vana. Tuleb kiiresti veenda, et ta deporteeritaks, muidu on ohtlik. Näed, siin koosneb see 1, 2, 3 detailist. Isegi 4 on olemas. Aga seal on pidurdusmehhanism märksa lihtsam. Aga kus on esimene jalgratas? Esimene on teise all. Nikolai Ivanovitšil ei ole oma YouTube'i kanalit. Seetõttu saab temaga ühendust võtta Pesni Jashi Kossaka kaudu. Võtan välja polüetüleeni. Lühidalt, ma tegin selle kohe paiveldamisel katki. Märkasin teisel päeval. Oli ta seal või mitte, vahet polnud. Möödunud on üle 10 päeva. Vesi puutub seintega täielikult kokku. Midagi pole laiali juhutud. Hinnanguliselt on kümblustünni basseini kümblustünni maht 2 kuupmeetrit. Kilet ei ole. Mõnes kohas arumises osas märkasin väikseid lohke, aga need tunduvad kuivad. Tundub, et vesi üritas siiski oma ärihuve läbi suruda, aga ei suutnud. Ainult arumises osas, kus veesamba rõhk on suurem. Võrdesin täpselt, üleval õmbluste juures pole seda kuskil. Võib-olla oli hüdroisolatsioon aegunud, seisis 2 aastat. Veetaseme langust ei märganud, vastupidi, vihmade tõttu tõusis. Pressitud polüstüreen, nagu arvasin, ei ole mitte ainult soojusisolatsioon, vaid ka hüdroisolatsioon. Igal juhul on see edu, olen väga rahul. Nüüd mõtlen, millega seestpoolt viimistleda. Oleksin väga tänulik teie nõuannete eest. Pange kindlasti pöiar üles, tellige kanal Pesni Jashi Kossaka, tellige minu Zen ja TikTok, kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele ja siis teid kindlasti teavitan. Las valitseb rahu kogu maailmas. Aitäh!